Robin. Nii, kas teile meeldis täna? Jaa. Mis teile kõige rohkem meeldis? Lõvi Leo. Lõvi Leo. Kas teie nimed on? Aidke. Kuidas teile tänane üritus meeldis? Hästi. Lõvi Leo on teie uus sõberdud. Jaa. Kas olete edaspidi sõbralikud ka? Jaa. Väga hea. Tere. Kuidas teie nimed on? Mina olen Sandra. Mina olen Karol. Kas Lõvi Leo õpetas teile ka täna midagi uut? Jaa, et peab olema sõbralik. Jaa, tõsi. Meil on juba vanad asjad. Okei. Te olete kogu aeg sõbralikud üritud, on ju? Jaa. Väga hea. Nii peabki. Kristi, Laura. Kuidas teile üritus meeldis? Meeldis. Meeldis. Aga võiks teinekordki teha nii? Jaa. Kuidas teile meeldis see muidu? Oli äge? Jaa. Saite uusi sõpru ka või? Ei. Ei saanud. Aga sellest saite sõpru sidemed ka tugevamaks või? Hoidsite hästi tugevalt käest kinni? Jaa. Kuidas teile muidu meeldis? Hästi. Aga mis teile kõige rohkem meeldis? Lõvi Leo. Lõvi Leo. Aga teadsite ennem ka, kes on Lõvi Leo? Üllatusena ei tulnud? Aga meil hakkate arvata, millega Lõvi Leo tegeleb? Kui ta läheb nüüd siit ära? Et on tänaval ja vaatab liiklust ja pätte vaatab. Oled kunagi näinud ka? Aga kas Lõvi Leo on teil nüüd uus sõber? Kui näete teda? Juba. Juba ammu. Lasteaiasõber. Jaa, õige. Lõvi Leo on köögisõber. Tänan teile. Sina tõstad lahuta? Ja sina oled pakkuja? Ja mis su nimi on? Markus Otsa. Markus Otsa? Ja kes pealt veel nägi? Ma arvan, et kõik nägid seda. Kõik need, kes siin praegu on või? Sina nägid pealt konkreetselt? Jah, ma läksin lahutama. Ma läksin nema. Selge. Ja sinu nimi on kuidas? Rannar Laul. Ole hea, tule sina minuga kaasa ja sina ka minuga kaasa. Okei. Tule siis kaasa. Kõik, mis te räägite, oleks suur lavastus, kõik on hästi korras. Mitte midagi tõsist ei juhtunud, kõik oli lavastus, neid filmiti varjatud kaameratega. Kõik on hästi korras, nii et muretsemiseks pole põhjust. Varjatud kaamerad on siin söökas igal pool, nii et olge mureta. Tere, kas te kuulete mind? Mina olen Kristel Kaunismaa ja ma töötan Põhja prefektuuris. Ma olen siin kella 9 saadik olnud siin saalis istunud, et enamus teist ei saanudki aru, et on politseiga tegemist ja nemad on minu kolleegid. Et teie koolis toimus juba vist pikemat aega üks põnev projekt, kus teie kooli siis vanemate klasside õpilased tahavad tähelepanu pöörata sellele, mis meie koolides liiga palju toimub, ehk et siis koolivägivald. Ja täna siis nad lavastasid ühe osa sellest, mis lõpeb siis, kui kedagi on väga kaua noritud, tõugatud, nügitud, mõnitatud. Ehk et tihtipeale sellised asjad, mida te paljud siin täna nägite, juhtuvadki päriselt ja päris lastega. Mul on hea meel, et teie kooli lapsed on võtnud sellise suure asja teha ja teie olete kõik täna osa sellest filmist, mis siis nüüd sünnib siin ja mille abil tõenäoliselt paljud teised lapsed saavad siis õppust võtta, et kuidas asjad ei peaks olema. Et aitäh teile, te olite väga ehedate nägudega, ja näitlejatele muideks ka väga super aitäh, mul endal olid, ma surusin käed taskusse, et mitte vahele tulla, kuigi ma teadsin, et te mängite. Ja ma soovin teile tegelikult seda, et sellised asjad, mis täna siin toimusid, et teie koolielus ei toimuks päriselt. Et see oli mäng ja see nii peabki jääma. Päriselt olge sõbrad omavahel. See ongi kõik.
Nii, tähelepanu. Me vajame inimesi 8. märtsiks kooli filmivõtetele. Teemaks on koolivägivald ja seesama film läheb ka sinna sisse, kus te nägite koolikaklust. Ja nagu poissi tüdrukud oleks mõlemaid vaja, nii et tulge siis kõik kohale. Et pange PGTV lehele, vaata sinna Facerisse, et kui te tulete, siis kirjutage sinna või saatke meili peale või midagi. Et meil on vaja umbes 20–25 inimest ja andke kindlasti meile teada, kes te olete, et me saaksime teie nimed panna kirja ja teiega arvestada. Ette tänades PGTV tiim. Ja see ka, et umbes kuni 9. klassini oleks hea, sellepärast, et kui meil on seal mingi nii väiksed vennad ja siis 12. koos, et see oleks veits paha. 9 nagu kuni 12, et väga heaks, kui ta tuleks. Ja vaba lava toimub ikkagi teisel kuupäeval, aga seda me veel ei avalikusta. Varmo, räägi meile, mis sa nägid? Ma nägin kaklust, mis ta hirmutas täiesti ära, ta on täiesti jube lihtsalt. Ma ei tea, miks on vaja teha niisugust asja? Mida sa sellest õppisid? Ma õppisin seda, et ei tohi sõpradele tooliga sööklas ette lükata ennast. See on täiesti... Mul ei ole sõnu ausalt. Mida sa tegid selles olukorras? Kõigepealt ma vaatasin, kas keegi läheb vahele. Varsti mõistsin, et 2 õpetajat läks vahele, aga sellest ei piisanud, kuna Markus Otsa, kes seisab minu kõrval siin, oli nii piisavalt tugev, et ta suutis nagu isegi ära põgeneda ja siis ma läksin ise vahele. Ja mis emotsioone tekitas sinust politsei kohale tulek? See oli nagu tõesti väga üllatav, et isegi väga kiirelt tuldi ja mul juba sõnu lihtsalt täiesti juba. Kas olid varem midagi kuulnud selle kohta? Ei olnud. Täiesti... Ma pole mitte sõnagi kuulnud ja mul ei olnud asjad mitte ära näimegi. Selge, aitäh. Nii, räägi meile, mis sa nägid? Ma nägin, kuidas 2 tüüpi kaklesid ja kuidas mingid supitadrikud lendasid ja kuidas õpetajad jooksid vahele. Kas sündmus oli reaalne? Tundus küll, jah. Mida sina tegid sellel hetkel? Vaatasin pealt. Kas ei olnud tunnet, et peaks vahele minema? Algul veits oli, aga siis ma vaatasin, et Asmo lendas pulti ja siis ma mõtlesin, et ei ole mõtet väga. No tegelikult seda ei saa ära hoida. Pigem on asi selles, et tuleb leida selle sündmuse alguspunkt, kus see kõik alguse sai. Et võib-olla siis saab selle asja ära hoida. Et see, mis meie tegime, see oli nüüd juba lõppfaas, mida enam ei saanud ära hoida. Et see lihtsalt tuli. Jah, et kui tegelikult ka kooli peal näeks niisugust asja, et inimesed mingi tüüp saadab kellegi päris rõvedasse musta auku, et siis võiks küsida, et miks sa seda tegid. Ja siis teada saada, et kui ta tegi selle, siis küsida, et millest see asi alguse sai, et mingi jõuda lahenduseni ennem, kui see päris kaklusesse läheb. Et niisugune arvamus, jah. Ei, ma arvan, et meie tippstaar Varmo seal oli meie kõigi lemmik. Et tema sai väga hästi oluline. Varmo tuli ka vahele, vaatas, et ikka üks õpetaja ei saa üksinda hakkama ja tuli appi. Ja ma arvan, et iga normaalne inimene peaks sellises situatsioonis midagi taolist tegema, et miks mitte. Oli see siis õige tegu või mis teie arvamus? See oli 100% õige tegu ja veel peale ka. Jah, et kui sa näed, et inimene hoiab kedagi tagasi ja ta ei saa sellega hakkama, siis mine ikka appi. Kui üldse keegi tagasi hoia, siis mine lihtsalt vahele. Pole võib-olla saad veits paar laksu sisse, aga selles mõttes vähemalt sa hoiad hullem ära. Jah, saab halvad asjad ära hoida. Aga aitäh teile siis! Palun!